Oleme lavastuse, nad tulid keskööl lavakujunduses. Algselt sai see lavakujundus ju tehtud põrgusaali mõttega, et me toomegi ta Salmesse üle. Kuna suur taud tuli vahele, siis ja täna olemegi siin esimest korda selle alles Salmesse üles pannud. Oleme nagu püüdnud jäljendada betooni. Minu arvates nagu väga ägedalt. Tegelikult see ei ole betoon. Need on alumiinium raamidel seinad. Rohkem nagu teatrisaladusi ma ei hakka siin reetma. Minule on see lavastus selles mõttes päris tore väljakutse, et ma kunagi varem Itaalia tüüpi laval ei ole lavastanud. Mingisugused võimalused on siin tegelikult juurde tulnud, et siin on seda ruumi märgatavalt rohkem ja saab minna lae alla ja ronida mööda seinu ja tekitada selliseid loodetavasti ägedaid vaatemänge. Ütleme nii, et mängumaa on laiemaks läinud, mis on väga äge. Me ehitasime siia montaaži käigus selle eeslava juurde, et tegelikult oli päris mitu meetrit lava lõppes varem ära, nii et me oleme publikule tulnud juppmaad lähemale, mis on hästi kasulik selliste nagu intiimsemate stseenide mängimise puhul, et need ei jää kuskile kaugele lava sügavusse ja ei pea sellise suure lava häälega neid mängima. Et see on olnud põnev. Paar päeva tagasi, kui oli just põrand ja seinad püsti saanud, siis istusin siin üksinda saalis õhtul hilisööni, käisin ja proovisin ühte asja ja mängisin erinevaid situatsioone läbi, et mingis mõttes osasid asju oskad ette ennustada, aga samal ajal mingid on praegu põnevad avastused proovide käigus. See muudatus on päris suur muudatus, mis Linnateatri jaoks nüüd on. Me kolime siia suurde Itaalia tüüpi lavale, kus on lavatorn meil, mida meil pole kunagi olnud. On tulnud juurde 2 Black Box saali. Sai ära remonditud kogu nii-öelda olme või näitlejate ja selline tehnilise personali ruumistik. No üldjuhul on ikkagi läinud kõik plaanipäraselt, et siin nagu suuri üllatusi ei ole olnud. Kui võrrelda näiteks meie Laia tänavaga, kus on muinsuskaitse all hooned, kus tuleb kogu aeg üllatusi välja. Aga me oleme ju plaaninud siin Salmes nii kaua olla, kui meie enda Linnateatri maja remondis on. Praeguse plaani järgi on see remont planeeritud circa 2–2,5 aastat, et nii kaua me teeme siin oma etendustegevust. Siin vaatab vastu selline 37. aasta brutalistlik arhitektuur. Toimub tegevus erinevates vangilaagrites, Gestapos, erinevad kohad, mida me siis modifitseerime seda. See oli kõva nuputamine, see oli nagu malemäng, et kui mingisugune nagu idee meil tekkis, kuidas me tahaks seda teha, siis me hakkasime lihtsalt nagu läbi mängima mõttes, kuidas need erinevad lahendused tekivad. Nagu lihtsaks ja selge joonega kuidagi teha seda asja. Me tegime selle jaoks ikkagi väga palju eeltööd, et saada Jaagupi nõudmisel ikkagi väga detailset vormi. Vormid me oleme tellinud üle maailma, Hiinast, Inglismaalt, Saksamaalt, Hispaaniast, Tšehhist. Meil on siin 4 suurt seina, mis liiguvad. Erinevad ruumid tekivad sellega, et vangikong, ohvitseri kabinet, köök ja nii edasi ja nii edasi. Vangid hakkavad raamatuid köitma. Me oleme hankinud täiesti autentsed selle ajastu raamatuköitmise vahendid, aga seda siis juba näeb nagu lavale. Ja kõik saigi kavandatud selle järgi, et see dekoratsiooni kuju siiamaani natuke kopeerib seda põrgusaali nagu ruumi kuju, sellepärast et see pidi algust sealt tulema ja siis siia üle toodama.
midagi sai tehtud lisaks, midagi sai tehtud ümber, aga üldiselt meil oli ju ikkagi kogu aeg mõttes, et ta peab mahtuma ka siia, aga me ikkagi arvestasime, et ta toimiks kõige paremini, nagu töötaks seal põrgus. Aga nüüd tundub, et ta töötab siin ka täitsa ilusti. Meie lavastustegevus toimub aastatel 1933 kuni 1937 Saksamaal ja tegemist on tõesti sündinud looga. Hans Litten, noor advokaat, tegi sellise hullustüki, et kutsus Adolf Hitleri enda kohtusse tunnistusi andma ja päristalt, et miks tema need pruunsärgid tänava peal vägivallatsevad. Hans oli oma küsitlustes selline väga hulljulge, ehk siis tal õnnestus Hitler panna väga ebamugavasse positsiooni ja loomulikult kohe esimese arreteerimislaine käigus arreteeriti ka Hans Litten. Ja siis ajaloos on nimetatud tänu sellele Hans Littenit Hitleri isiklikuks vangiks. No Hans Littenist ma tuleb tunnistada, ei teadnud enne mitte midagi. Kuna mina üldse leidsin selle asjanduse, et siis ma seal vist alguse sõnas on kirjutatud, et see on päris inimeste lugu, eks ole. Tema kohta on kirjutanud siis tema enda ema ühe raamatu ja üks ajaloolane on ka inglisekeelse raamatu kirjutanud. Et selles mõttes oli väga huvitav kaevuda sinna, et kogu see materjal on jah olemas, et sa lugeda saab selle kohta ja temast on isegi üks film tehtud. Nagu paljud teisedki ei teadnud ma Hans Litteni juhtumist kuni selle näitemängu lugemise hetkeni. Aga loomulikult siis sealt edasi tuli avardada teadmisi ja taas meelde tuletada seda ajalugu. Ja vaikselt siis kohaneda selles maailmas, mida see autor on sinna kätkenud. Juristide hulgas on tuttav nimi Hans Litten ja siis proovitehes saime veel teada ka, et näiteks Saksamaal on siis juristide ametiühing kannab Hans Litteni nime ja ka nende ametiühingu maja asub Hans Litteni nimelisel tänaval. Ja tegelikult on meie näitemängu peategelane hoopis Hans Litteni ema. Ühe ema võitlus sellel ajaperioodil oma poja eest. Ka vanglas ja vaevas, neid lahti on taevas, kõik võimsad meni, me mõtted on priis. Litten oli tõesti niivõrd eriskummaline kuju ja erakordne maailmatunnetuselt, oma haridusastmelt ja oma harituses üldse. Kõige selles isoleeritumas momendis on ikkagi see mingisugune valikuvabadus olemas. Litten jäi ikkagi siin, jäi vabaks kuidagi kuni lõpuni välja. Kongikaaslased ja vangikaaslased seal ka kirjutavad, et ta hoidis üleval sellist meelsust, tsiteeris seal igasuguseid loenguid ja luuletusi ja raamatuid. Tal oli fotograafiline mälu. Kaasaegsed kirjeldavad ka, et kuidas see Litten oli nendel hetkedel seal vanglas kõige rohkem elus. Kõige koledamas hetkes ta nägi ikkagi mingisugust lootuse kiirt, natukenegi kõike seda hoida inimlikul tasandil. Mis mass see oli, kes siiralt uskus ja luges ainult üht laadi luulet ja vaatas ainult ühte sorti kunsti ja luges ühte sorti kirjandust. Kõik teised olid kohe ärritust tekitavad. Ja see lõpuks läks fanatismiks ja usuhulluseks. Müüt mingisugusest õilsest eesmärgist, sellesse võib nakatuda. Need ideoloogiad äratavad neis emotsioone ja tundeid, mis on väga õilsad, pühad, katarsisele sarnased tunded. Nad elavad hommikust õhtuni selles nii-öelda õnnes ja rõõmus, mida nad arvavad ümberringi nagu olevat ja märksõnad töökus, distsipliin, rõõmsameelsus, kõik see ei ole ju negatiivne. Et see, mis selle varjus tehti, see jäi paljudele tollel ajal kindlasti segaseks, arusaamatuks ja ei teatud täpselt, see ei ole kuskil väga kaugel ajaloos.
vähemasti me peame mõtlema selle peale, et see võib korduda. Selle materjali puhul juhtusid 2 asja korraga. Esiteks see lugu, ma usun, et kõik, kes seda lugu näevad, et see on väga liigutav inimeste elusaatus nii ekstreemsetes tingimustes, aga lisaks sellele oli ka see lihtsalt näitemäng, mis oli näha, et on, kuidas ma ütlen, intelligentse inimese kirjutatud, tema mõtted selle situatsiooni kohta või mis asja, kuhu tema rõhuasetused paneb ja mida tema öelda võtab. Tundus, et sellele kirjutaks alla, et seda tahaks näidata. Näitlejatel oli see rolliloomeprotsess selle võrra põnevam, kui sul on päriselt elust võtta inimene, kelle iseloomu kohta ja otsuste kohta sa saad päriselt lugeda, millised need olid, et siis ma arvan, see nagu taust näitlejatel ja see slepp rollide taga on märgatavalt suurem, kui see võiks olla mingisuguse fiktiivse tegelase puhul. Kes on need parasiidid, kellele te siin viitate? Me pidime alguses tooma ju välja selle lavastuse Põrgulaval. Nüüd me oleme siin Salme suurel laval ja see nagu erinevus nende 2 lava vahel on ikka väga-väga suur. Nii et ta on olnud selles mõttes üsna hea väljakutse professionaalses mõttes. No jumal hoia, siin saab paugutada, noh, siin saab ikka öelda niimoodi südamest asju, eks ju. Maailm oli suht tänapäevane, et seal ei ole nii suurt nagu nihet, nagu me arvame, et 30-ndad oli nagu hoopis teistsugune elu. Ei olnud. Elu, ma arvan, oli nagu praegu.